et minu poeg Georg käis nagu kutsuti Soome Kouvola rallikrossi etappi vaatama, Euroopa meistrivõistluste etappi vaatama ja käis seal vaatamas oma sõpradega ja sealt tagasi tulles olid neil ainult positiivsed emotsioonid, et kui meeletu rahvas, kui palju kalleid autosid, kui palju atraktiivsust, kuidas ta pealtvaatajatele peale läheb, et kõva vihm oli taga, kuidas rahvas kannatlikult terve päeva jälgis ja vaatas, et kuivõrd atraktiivne, et ütleme ralliga võrreldes ongi see asi, et rallis tuleb ju minuti tagant auto ja rallis ongi võib-olla põhiline see kella vaatamine, eks ole, aja võrdlemine, aga rallikross on vaieldamatult väga atraktiivne, ta on ka ütleme vähem kompetentsel inimesele hästi hea nagu pealt vaadata. Et siin ongi nagu see koht, et ega võistlus ei ole ainult võistlejatele, ta on kindlasti ka pealtvaatajatele, et rallikrossis ongi just see taotlus, et siia rohkem inimesi tuua ja siis omakorda, et need inimesed mõjutaks seda regionaalpoliitiliselt, eks ole, et me saaks hotellidele, kauplustesse, turiste ja siin vaatame me ka suure lootusega ka ütleme Peterburi poole, mida ka ütleme FIA inimesed praegu ka väga oluliseks pidasid, et kust tuleb see inimene, kes siin seda asja tuleb vaatama nii võistlejate osas kui pealtvaatajate osas, sest ainult Soome peale võib arvata, et see jääb natuke nõrgaks. No FIA meeste poolt oleks juba nii, et kui juba 2014 valmis saaks, see oleks väga tore. Aga ma arvan, et siin on nüüd ütleme mitu põhjust, et kõigepealt me peame tutvuma, et ilmselt tuleb sõita väga palju erinevaid kohti, kus need rajad on tehtud, aga sealt üks ühele midagi üle võtta ei ole, sest need on kõik vananenud ja need ei ole täna kõige paremad. Ja selle projekti juhiks on meil Ott Tänak, kes hakkab kindlasti ise käima kohtadel, võistlusi vaatamas, kogemusi omandamas, nii et me tahame hea projekti saada, et see on kindlasti aasta või võib-olla kahe töö, et otsapidi saab midagi hakata ehitama, aga et mitte tühja ehitada, mitte ümber ehitada, siis kindlasti on sellest otsast hakkame pihta. Et see on üks, ütleme, põhjus, miks see asi venib või võtab rohkem aega. Ei julgeks selliseid kiireid tähtpäevi anda, sest iga tähtpäeva andmisega see on nagu mees annab sõna, eks ole. Et ma täna ei tahaks nagu seda tähtaega paika panna, aga kui me sellega pihta hakkame, siis kindlasti ta valmis saab. Põhimõtteliselt on plaan teha kunagi rahvusvahelisel tasemel rallikrossi üritus siin ja hetkel siis on kohal FIA ametnikud, kes annavad meile soovitusi ja nii-öelda üritame läbi arutada asju, nagu, mis siin peaks tegema, mis muutma ja üldse kuidas ehitada. Et üldiselt see aasta, ma arvan, lähebki lihtsalt kogemuste saamiseks ja lähme külastame erinevaid Euroopa meistrivõistluste üritusi ja vaatame, mismoodi nagu üldse sellist üritusi korraldatakse. Et üritaks teha selle nagu kogu selle kompleksi siin praegu ühe korraga nii, et ta oleks perfektne ja enam väga midagi ringi tegema ei peaks, et kõik kukuks nagu õigesti välja, et see on hetke plaan ja ütleme nii, et eks näis, kindlasti on see nagu väga suuremahuline töö ja nõuab nii-öelda ka palju finantsilist poolt, et eks kõik see nagu pool vajab täitmist ja eks näis, kuidas see saab, aga üldiselt mina üritan nii-öelda aidata nii-öelda siis rahvusvaheliste suhete nii-öelda suhtlemisega ja siis siin ka koha peal, et eks Georg on see, kes on siin tehniline direktor, kes paneb seda asja kokku ja kindlasti see meeskond siin taga saab olema väga suur, et suur projekt.